Minun ema veel vaidles, et ei ole tänavad. Mina ütlesin, Vladimir Lenini monumendi jaoks äärmiselt ebasobiv koht. Vladimir Lenini isikuga seostuvad tugevmatud inimsevastaseid kuritegusid toime pannud kommunistlik vägivallarežiim ning Nõukogude Liidu poolt jätkuv Eesti Vabariigi okupeerimine. Ka eetiliselt ei sobi Vladimir Lenini monument represseeritud mälestusmärgi naabrusse. Teeme ettepaneku kenkida Vladimir Lenini koju kommunismi ajaloo muuseumile. Hea oleks, kui see juhtuks juba enne 17. juunit, seega enne represseeritud mälestusmärgi avamist. See oli siis kiri läbi arutatud Eesti Kaitseliidu Tartu KEK-i rühma koosolekul 30. mail. Pöördumist toetab ka Tartu Memento. Nii oli selle avaliku kirja sisu. Igal juhul 17. ei tulnud mingit otsust. Küll aga oldi härra Muulit telefonitsi igat pidi hirmutatud. 17. juuniks oli härra Muuli nii küps, et ei julgenud isegi allkirja lehele selle kuju koristamise või kuidas nimetame kinkimise kohta allkirja anda. Allkirju on kogutud teatavasti juba üle 2000.
kuju mahavõtmist on toetanud moskvalased, inimesed Jerevanis, Soome Vabariigi kodanikud. Loetelu läheks liiga pikale, aga Tartu linna volikogu pole midagi kahe istungjärgu jooksul ette võtnud ega midagi teatanud lisaks kõigele mälestusvärki, kui ta eelnevalt oli sunnitud alla kirjutama Tartu rahulepingule. See omariiklus oli saavutatud meie esivanemate verega ja see on meile püha. Nende ja tuhandete kodudest minema küüditatute nimel me peame kaotama oma linnas selle vägivallarežiimi sümboli. Tema oli see, kelle all ägas ka Venemaa, kui muudeti kloostrit ja kirikut vanglateks ja klassivaenlaste surmakambriteks. Kõige kuulsam on Solovetsi klooster, kus on paljud vabadusvõitlejad olnud. Tamme kompanii ülemana annan sõna. See jõud, kes kuulutas tookord välja ENSV, need olid Eesti rahva äraandjad. Selleks ei ole muidugi midagi imelikku. Iga rahvaorras on äraandja, iga rahvaorras on parandatud, iga rahvaorras on tulelik. Mis ta siin on? Sealt ülevast tõstab lahti ja kangutab paar korda lahti ja siis selge. Ja siis lõpukamist. Muidu kui päeval siis on rahvas, siis üldse röögib niimoodi ja meist nii teeb. Aga siis ei ole tegelikult midagi. Õige. Katsu kuidagi seda asja õiendada. Mis sa nüüd õiendad? Ole vait, ega ta on täitsa õige. Mis sina selle kohta õiendad? Mina olen niisamaine inimene, mina olen Tartu elanik kogu aeg olnud. Ja mina olen näinud väga hästi, mis siin on tehtud ja mis siin ei ole tehtud, aga mis meil seletada, neil ei ole midagi seletada. Sest kes on eesotsas, need on jõumehed. On niimoodi. Ega ma aga midagi ei ole parata, jah. Meie Kalevi poeg, aga ta võis saada selle kirja, nagu siia üles panna ja Kalevi poeg oma koha peale panna. Jah. Lepakad on siin, tead, nendel nad ei taha lihtsalt näha. Ma olen seda juba ajaloost juba Piiblist, mis see kõik täna on, mis ei ole see täpselt kõik iga päev läheb täitema. Kõik on kirjutatud ka. Kuidas Stalin kodus ja mis ta tegi ja kui palju Stalin ja tulnud vahetuseks. Ja kuuslikult pärast näedes seal liga teda. Ja Venemaal tõsteti teda välja, viidi tagasi Gruusiasse. See poole on oma täna, kes niisugused tegutsejad inimesed on, saavad kõigi lollustega hakkama. Las teised kannatavad, eks ole. Aga mis ta on annab? Isegi bensiini, mida on inimestel vaja, seda ka ei saa argipäevasest elust. No võt. Aga too rikas ongi. Eesti vabaks! Eesti vabaks! Eesti vabaks! Eesti vabaks! Lenin maha! Lenin maha! Lenin maha! Lenin maha! Lenin maha! Lenin maha! Tubli! Olgu meid vähe, aga põhimõtteliselt.